Tere! Täna räägime raamaturiiuli lugude sarjas Stefania Taschinski raamatust Kaspar ja unustuse meister. Mina teen siis väikese sissejuhatuse autori ja selle teose kohta. Stefania Taschinski on saksa lastekirjanik, kes sündis 1969. aastal Hamburgi linnas. Tema isa oli tuletõrjuja, ema koduperenaine, aga ta ise on öelnud, et tema lapsepõlves mängisid väga olulist rolli 3 vanaema ja kõik need 3 vanaema siis kajastuvad ka tema erinevates teostes. Tema isapoolne vanaema oli selline tõeline maavanaema, kellega koos tehti aiatöid ja pandi kartulit. Tema emapoolne vanaema aga oli jälle täielik linnadaam, kes kandis alati ehteid, suitsetas alati sigaretti ja jumaldas üle kõige kaardimängu. Ja tema 3. vanaema oli siis tegelikult tema parima sõbra vanaema, kellega koos tehti suppi, hoolitseti kanade eest ja ehitati mängumaja. Ja ta ise on öelnud, et igas tema raamatus on midagi vähemalt ühelt tema vanaemalt. Stefania Taschinski oli oma peres esimene inimene, kes läks ülikooli. Ta õppis ajalugu ja sotsioloogiat, kohtus ülikoolis oma abikaasaga. Neil on 2 tütart. Ja hiljem omandas ta siis filmikoolis stsenaristika hariduse ja hakkas kirjutama põhiliselt televisioonile. Aga tema tütred küsisid ühel päeval tema käest, et miks ta ainult täiskasvanutele kirjutab, miks ta midagi neile ei kirjuta. Ja siis ta mõtleski, et on aeg kirjutada ka midagi oma tütardele. Ja ta mõtles välja loo väikesest daamist, kes püstitab ühe maja tagaaeda telgi. Sellel väikesel daamil on 1000 aasta vanune kameeleon ja see väike daam suudab ennast teha nähtamatuks. Ja nii saidki alguse väikese daami lood, mida Stefania Taschinski on tänaseks kirjutanud juba päris mitu raamatut ja ühtlasi tema teekond lastekirjanikuna. Stefania Taschinski on öelnud, et lugemine on üks inimkonna imelisemaid oskusi. Ükskõik, kus me oleme, me võime võtta raamatu ja asuda seikluslikule teekonnale, avastada uskumatuid aardeid. Aga raamatukaante vahel peituvate maailmade avastamine nõuab esialgu kannatust. Selleks tuleb tundma õppida 26 erinevat tähte, mis alles moodustavad sõnu, lauseid ja lugusid. Ja seda pingutust ja kannatlikkust pärjab siis lõpuks suurepärane lugu, lugemiselamus. Ja selleks, et see lugemise õppimine läheks lihtsamalt, on Stefania Taschinski kirjutanud ka ühe raamatusarja nimega Biffi ja Pops, mis räägib siis hundist ja ahvist, kelle abil on võimalik lugema õppida. Üks tema teoste läbivaid teemasid on perekond, peresuhted ja pereväärtused. Ja nii on see ka selles raamatus Kaspar ja unustuse meister, mis on ilmunud 2016. aastal ja eesti keelde tõlgitud 2018. aastal tõlkijaks Piret Pääsuke. Selles raamatus siis ühinevad seikluslugu ja teatritemaatika. See raamat saab alguse, see lugu saab alguse ühest nukuteatrist ja üks keskseid küsimusi, millega see teos tegeleb, ongi inimese ja nuku erinevus. Küsimus, mis teeb inimesest inimese? Ja üks võimalik vastus, mille autor annab, on see, et inimesi ei juhi nukujuhid ja nukumeistrid. Meil on mälu ja mälestused, vaba tahe, võimalus ise otsustada. See lugu on jutustatud tõesti väga haaravalt, põnevalt ja väga huvitav on ka see, et siia lisavad selliseid tähendusi, viited lastekirjandusklassikale, näiteks Hans Christian Anderseni muinasjuttudele, aga ka Carlo Collodi Pinocchio seiklustele. Ma olen kuulnud, Karl, et sulle on see raamat miskipärast korda läinud. Ja, mina olin loomulikult juba täiskasvanu, kui ma seda nüüd lugesin, eks ole. Aga ta meenutas mulle väga Harry Potteri ja Kalle Blomqvisti lugusid, mida ma lapsena lugesin. Et selline seikluslikkus ja et lapsed on kuidagi kavalamad või taibukamad mõnes mõttes kui täiskasvanud, et lahendavad mõistatusi ja võitlevad kurjusega. See raamat ka lõpeb või jätab otsad üsna lahtiseks, et ma kujutan ette, et sellest saab ka raamatute sari mingi hetk. Aga jah, seda oli hästi kerge kuidagi lugeda, hästi seikluslik, et väga kiiresti läks see kõik, et ma ei pidanud nagu väga
vaeva nägema ja mõistetama, mis siin kõik taga on. Ja teiseks, no see nukuteatri temaatika, eks ole, ja need vihjed sinna kolloodide perekonnale ja kõik see nagu, et see tekitas niisugust äratundmise rõõmu. Mis sa arvad, kas see lugu sobiks ka teatrilavale? Ma arvan, et ta võiks sobida küll, aga ma pigem arvan, et ta võib-olla filmina isegi mängiks paremini välja. Just sellepärast, et siin on nii palju muundumisi, hästi palju tegevuspaiku ja noh, see vajaks väga palju tehnilist tegemist teatri poolt, et kuidas need, ma ei taha ära rikkuda seda lugu, mis siin tulema hakkab, aga ühesõnaga, kuidas seda kõike seda võlujõudu siin lavale tuua, see on omaette küsimus muidugi. Valisime täna ettelugemiseks selle raamatu 10. peatüki, aga et oleks võimalik aru saada, mis 10. peatükis juhtub, siis ma teen lühikese sisu kokkuvõtte eelnenust. Selle loo peategelane on Kaspar, kes on sündinud ja kasvanud nukunäitlejate perekonnas. Tal on 13-aastane õde Greta ja 6-aastane vend Till. Ja sellel Tillil omakorda on punane lõvi. See on tema lemmiknukk. Ja nende perekonna kõrval elab nukumeister Anatol, kes õpetab Kasparit nukke nikerdama ning Anatolil on harakas Elsa. Ühel päeval on Kaspar oma väikese vennaga turul ja üks tundmatu tüdruk pistab ta seljakotti kummalise paki puutükkidega, mis on nööriga kinni seotud. Ja neist puutükkidest moodustub ilma peata liigendnukk. Järgmisel päeval külastab nukuteatrit üks ühe silmaga võõras, kes annab Kasparile laenuks noa. Aga see osutub selliseks fantastiliseks noaks, nii et kui Kaspar sellega hakkab meisterdama, siis see nuga ise meisterdab puust Tilli pea. Ja siis saabub uus aasta öö ja järgmiseks hommikuks on Kaspari vend Till jäljetult kadunud. Kaspar jagab seda ehmatust oma vanematega, aga vanemad ei mäleta enam, kes on Till. Nad ei oleks temast nagu kunagi kuulnud. Aga Kaspar mäletab ja õde Greta mäletab samuti ja mäletab ka nukumeister Anatol, aga ta ei taha sellest väga rääkida. Ta ütleb Kasparile, et Tilli on täiesti võimatu leida ja küllap lapsed unustavad ta ka varsti ära. Kaspar hiilib Anatoli töökotta, lootuses saada mõnigi vihje, et Till üles leida ja siis harakas Elsa juhib ta maa-alusesse kitsasse salakambrisse, kus asub hiiglaslik kapp. Kapi ustel on raam ja sellel raamil on liblikaga pitser. Kaspar otsustab selle pitseri katki murda ja kapi avada. Kaspar langetas häbenedes pea. Sest see on tõsi, sosistas ta. Räägi mulle, mis juhtus, palus Anatol ja Kaspar tegi seda. Tilli punane lõvis üles ja Elsa õlal alustas Kaspar oma lugu. Ta jutustas tüdrukust, kes oli neile kummalise klotsivirna seljakotti sokutanud. Sellest, kuidas ta oli tahtnud vanematele ilma peata nukku näidata. Need aga kaotasid äkitselt selle vastu igasuguse huvi. Kui ta jõudis kohtumiseni ühesilmalise võõraga, kes oli talle fantastilise noa laenanud, muutus sel tähelepanelikuks. Kuidas täpselt see mees välja nägi? Kui vana ta umbes võis olla? Anatol tahtis kõike põhjalikult teada. Aga kui Kaspar kirjeldas talle takuste juuste ja kuldhambaga hiiglakasvu meest üksikasjalikult, raputas ta mõttesse vajunult pead. Kas sa tunned teda või? Päris Kaspar. Ei, ma mõtlesin kedagi teist, vastas Anatol. Niisiis, ta laenas sulle noa ja edasi. Kaspar neelatas raskelt. Siis ma nikerdasin sellega Tilli näo. Sai ta vaevu kuuldavalt suust. Ta vaatas Anatolile otsa. Saad aru, mina olen süüdi, et Till ära viidi. Anatol hingas välja. Ei, Kasparo, sina ei ole süüdi. Ta langetas pea ja jätkas kõlatul häälel. Tilli saatus otsustati juba ammu enne sinu sündi. Mida sa sellega mõtled? Empsi ja papsi poolt, küsis Kaspar jahmunult. Seda ma ei usu iial. Ei, sinu isa ja ema ei tea sellest midagi. See jääb hoopis kaugemale perekond Winteri ajalukku. Anatoli käsi värises, kui ta sigareti välja otsis ja selle süütas. Sügav mahv, hõõguv suitsuots. See nukk oli arvatavasti Il Segno.
see tähendab, et perekonnameister saadab märgi Il Segno, kui 50 aastat on läbi saanud. Kaspar ajas pea püsti. Keda sa nimetad meistriks? Toda ühesilmalist. Sell raputas pead. Läks kapi juurde ja tõmbas lahti ühe sahtli, mida Kaspar polnud enne märganudki. Ta tundis ainsa pilguga ära mustast köites raamatu, mille Anatol sahtlist välja võttis. Seda raamatut oli Sell lõuna ajal lugenud. Ta asetas selle kirjutuspuldi peale ja hakkas lehitsema. Kaspar astus tema kõrvale. Siin see seisab. Anatol koputas sõrmega lehekülje keskele. Mõni päev enne Larsi kadumist 1966. aastal leidis ta õde hõbedase niidipuntra. Selle sisse olid mässitud väikesed puuklotsid. Kaspar lasi silmad raamaturidadest üle. Keegi oli hoolikalt kirja pannud, mis juhtus 1966. aasta detsembrikuu viimastel päevadel. 1966 mõtles ta. Polnud ta vanemad ju veel üldse sündinudki. Mis raamat see selline on, uuris ta? Sell ohkas. See on Kolloodide kroonika. Minu perekonna kroonika. Ta näost paistis välja piin, kui ta peopesaga raamatulehele laksas. Siin on kirjas kõik, mida ma tean, pahvatas ta. Kas Kaspar oli õigesti aru saanud? See tähendab, et 1966. aastal juba kadus kord üks laps, küsis ta jahmunult. Noogutus. Iga 50 aasta järel kaob üks Winteri perekonna laps. Iga 50 aasta järel lisandub siia kappi teiste juurde üks uus marionett. Kõik. Kaspar taganes sammu. Sa teadsid, et Tiil kaob, kogeles ta. Sa teadsid seda, aga ei hoiatanud meid. Sa ei kaitsnud teda. Kaspar nägi, kuidas pisarad veeresid üle Anatoli põskede. Ma püüdsin, ütles ta tasa. Ma püüdsin, nii nagu minu esivanemad on seda 3 sajandit püüdnud. Aga ei ole mingit lihtsat võimalust seda neetud lepingut tühistada. Elsa, kes ikka veel Kaspari õlalistus, ei liigutanud end. Otse kui oleks ta tundnud pinget, mis ruumis valitses. Mis lepingut? Küsis Kaspar.